Nii, tere hommikust kõigile. Hea meel on näha, et teid on nii palju siia juba kogunenud ja tuleb aina juurde. Mina olen Aap Andreas Rebas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kommunikatsiooniosakonnast ja ma annaksin sõna ehitus- ja raudteeosakonna peaspetsialistile Riina Tammele, kes räägib siis natukene tehnilisest korraldusest ja päevakavast. Nii et Riina, ole hea. Tere hommikust, rõõm on tõesti näha, et nii palju on ikkagi tulemas, et teema on oluline. Natuke siis tehnilisest korraldusest, kui Jaap saab natuke nüüd jagada ekraani jätkuvalt. Palume siin seminari ajal mikrofoni kinni hoida, et Jaap seda jälgib siin praegu, et kui kellelgi jääb lahti, et siis ta üritab selle ikkagi võimalikult ruttu kinni panna. Küsimustele vastame ettekannete lõpus või siis teeme, kui ettekannetes on teatavad loogilised pausid, et siis me võtaksime chati lahti. Küsimusi eelistame saada läbi chati akna, mis on siis üleval jutumullina, et siis sinna trükkida sisse, et siis me saaksime need küsimused talletada, et me saaksime hiljem ka teha neile kirjalikud vastused või seda küsimuste-vastuste lehe eraldi. Veebiseminar on juba salvestama pandud, ehk siis see on hiljem järelvaadatav nii meie kodulehel kui ka meie vist YouTube'i kanalis. Orienteeruv kestus seminaril on eeldatavasti kuskil kui 1,5 kuni 2 tundi. Ja järgmine slaid, palun, Aap. Päevakava ehk me kui siin võib-olla räägime siin 5 minutit veel juurde päevakavast. Ehk siis alustaksime eelkõige just korduma kippuvad küsimused, mis on siis nagu kogu aeg juurde tulnud ja senised tulemused. Seejärel annaks sõna üle Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ehk siis tutvustaksin seda, millised plaanid on definitsiooni muutusest. Seda on arutanud mitu aastat juba ka siin Euroopa Komisjon ja üks uuring on selle kohta juba välja tulnud. Kas ja kuidas see nüüd siis jõuab mingisse konkreetsesse ettepanekusse, see on veel selle suve teema, aga ehk kõikidele niimoodi avatud kaartidele mängida, siis tutvustaksime seda, et millised võimalikud suunad ootavad meid ees. Ja lõpetuseks annaks siis sõna Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, kes siis tutvustab oma energiatõhususe projekti ja siis ka Rohetiigrile, kes räägib siis nende tegevustest. Ning kui siis on veel jäänud mõned küsimused, mis on kas siis aja tõttu veel vastamata jäänud või siis tekivad siin hiljem, siis on meil aga niimoodi ajaline hetk, ehk me saaksime selle küsimustele vastata. Aga enne, et saada aru, mis nüüd seltskond meil on siin kokku tulnud, siis väike interaktiivne küsitlus. Et kui Aap siin saab ekraani üles, siis me läheksime Slido keskkonda, kus me saaksime siis vaadata, et palju meil on siis nagu energiaaudiitoreid siin täna kuulamas, palju meil on ettevõtete esindajaid. Ehk siis saab liituda läbi slido.com-i märksõna energia või kasutada siis QR-koodi laadimist. Tore, esimene energiaaudiitor on meil kohal. Et julgustan kasutama.
Jah, see on hästi lihtne, et slido.com, nagu siin kirjas on, siis seal ilmub kastikene, kuhu saab panna nii-öelda koodi, et sinna lihtsalt kirjutada sõna energia ja siis ilmub kohe aken, kuhu saab siis vastata. Ehk see aitab ka meil natuke fookust siin ettekannetes suunata, et kas meil on siin nii-öelda juba pikemalt teemas sees olnud esindajad või siis on nagu uued tulijad. Juba on 20 vastanud, nii et aitäh kõigile, kes on juba vastanud, aga me hoiame veel kuskil umbes minut aega veel selle lahti, et rahulikult otsige õige koht üles ja vaatame, kui palju siis kedagi on kohale tulnud. Aga praegu tundub, et enamikud on meil suurettevõtted. Siis on meil pooleks ka enam-vähem energiaaudiitorid. Nii. Nüüd võib öelda, et enamus on vastanud, nii et veel kord aitäh kõigile, kes on vastanud. Et Aap paneb ehk hiljem ka chati selle täpselt lingi, slido.com-i lingi, sest lõpus me teeksime niimoodi interaktiivse tagasiside küsitluse samamoodi, et me ei hakkaks saatma teile erinevaid Google'i küsitluslehti. Aga nüüd, kui meil on teada, kes meil siis nagu kuulamas on, suur aitäh kõigile vastamast, et oleks üles äratatud. Siin vist osad veel vastavad, aga põhiseltskond on juba ennast ära märkinud. Aga läheks siis edasi oluliste teemadega, et mis meil siis nagu kavas olid. Nii. Nii, Jaap saab öelda mulle, kas ekraan on näha? Ja väga hästi on näha. Aitäh sulle. Aga siis ma jätkaksin. Et alustaks siis sellest, et korduma kippuvad küsimused. Kõige olulisem, kellel on kohustus? Jätkuvalt on meil definitsiooniks see, et suurettevõte on ettevõte, kus on töötajaid rohkem kui 250 isikut. Need on siis taandatud, eelkõige me loeme siis majandusaasta aruandest taandatud täistööajal ja täidetud peab olema üks majandusnäitaja ehk siis kas 50 miljonit eurot käivet või aastane bilansimaht üle 43 miljoni euro. Nimekiri on MKM-i kodulehel, siin on ka link olemas, uuendatud on see siis nüüd mai alguses viimati. Millal ja kui tihti? Ettevõtete nimekirja uuendame eelkõige üks kord aastas. Praegune välp on meil kaheaastaste tulemuste tagant ehk siis selle aasta nimekiri põhineb 2019 majandusaasta aruannetel. Need ettevõtted, kes on esimest aastat nimekirjas, ehk me ei eelda seda, et kui te olete esimest korda nüüd nimekirjas, et teil kohe on ka audit lauasahtlist võtta. Ei, audit peaks valmima umbes aasta jooksul ehk selle jooksul peaksid olema vähemalt mingid esimesed sammud tehtud. Kogutud oleks näiteks energiaandmed, valitud või kohtutud ka energiaaudiitoritega. Ja energiaaudit tuleb teha iga 4 aasta tagant. Selle kohta oleme ka pannud kokku juhendmaterjali, mis siis käsitleb eelkõige kõiki neid aspekte.
See viimati on uuendatud eelmise aasta kevadel. Ehk siis see aasta meil uus versiooni veel ei ole tulnud. Kuidas seda teha? On kaks võimalust. Kui ettevõttel on ISO 14000 sertifikaat, mis katab ära ka energiatarbimise. Kui ettevõttel on ISO 50001 sertifikaat või siis EMAS ehk siis Euroopa energia ja keskkonna sertifikaat, siis on ettevõttel kõige lihtsam täita seda ehk ettevõte täidab ära meie infosüsteemis oma aruandlustabeli. Kui ettevõttel ei ole nüüd ISO sertifikaate, siis on ta kohustatud tegema määrus 76 vastava energiaauditi. Energiaauditit tuleb koostada vastava pädevusega spetsialist või audiitor. Hetkel on määratud kutsetasemeks energiatõhususe audiitor ehk siis eelkõige seotud hoonetega. Koostatakse audit pluss audiitor peab täitma ära ka samuti samasuguse aruandlustabeli meie infosüsteemis. Aruandluse tabeli infosüsteemis täitmine kohustus on alates eelmise aasta augustist. Kuidas seda energia aruandlustabelit täita, selle kohta on samuti olemas meie kodulehel juhendmaterjal. Samuti on siin ka link olemas, et kuidas saada meie infosüsteemi sisse. Aga nüüd siis nagu kõige põhimõttelisemad korduva kippuvad küsimused. Kes ja kuidas tuleb teha, kui mul on lisaks oma ettevõttele ka partnerile seotud ettevõtted? Sest me loeme suurettevõtteks ka ettevõtet, kellel on Eestis konsolideerimiskohustus, ehk siis ta koondab oma seotud ja partnerettevõtted. Ja nende kriteeriumide alusel tekib ka talle ka see kohustus. Partnerettevõtete puhul, kui selle ettevõtte osalus on 25–50% partnerettevõttest, tuleb üle võtta ainult tarbimisandmed. Seotud ettevõtete puhul, kus osalus on üle 50%, siis tuleb lisaks energiatarbimisandmetele üle võtta ka parandusmeetmed. Ehk siis tuleks nagu audiitoril vaadata ka seotud ettevõtte võimalikke säästumeetmeid. Kuidas siis aruandlustabeleid koondada ja kuidas seda kokku koondada ühte auditisse? See on eelkõige siis nende aruandlustabelite kokkuliitmine. Ehk me võtame iga ettevõtte elektritarbimise, me liidame need kokku. Me võtame kokku soojuse, me vaatame, kas meil on ka sarnaseid säästumeetmeid, näiteks taastuvenergia, päikesepaneelid, LED, valgustus. Liitmisel tuleb ainult tähele panna, mis on energiatarbimise aasta. Eelkõige just parandusmeetmete puhul, see ei ole nii oluline. Et kas me teeme nüüd selle investeeringu siin esimesel aastal, teisel aastal või kolmandal aastal, et kõikumine ei ole vist nii suur. Kui nüüd on küsimus olnud hästi palju ka valdusfirmadel kohta. Kui valdusfirma haldab vaid niinimetatud emaettevõtet, siis võib emaettevõtte audit ära katta ka valdusfirma auditi. Kui aga valdusfirmal on neid allüksusi rohkem kui üks suurettevõte, siis ta käitub põhimõtteliselt nagu eraldiseisva emaettevõttena. Ehk tal tuleks ikkagi ära teha samamoodi kogu energiaauditi süsteem. Kui nüüd partnerettevõttel või seotud ettevõttel on ISO sertifikaat, siis ongi kõige lihtsam võtta ka seesama aruandlustabel ja nad täidavad ja selle täitmine. Parandusmeetmed ISO-de puhul võiksid olla olemas, aga kui ei ole, siis tuleks nagu vaadata, et kas seda on võimalik ühendada või ei ole ühendada. Ma korra vaatan, kas on meil tulnud chati küsimusi. Vist ei ole, aga siis saame edasi minna.
millised tulemused meil praeguseks on tulnud. Senised tulemused. Kas see nüüd hea uudis või see halb uudis, aga aastate jooksul me näeme, et suurettevõtete nimekiri järjest suureneb. Et kui eelmisel aastal oli meil nimekirjas 128 ettevõtet ja eelne seda veel 80 ettevõtet, siis selleks aastaks me oleme jõudnud 153-ni. Aga nagu eelnevalt juba oli öeldud, et siis on need andmed põhinevad meil 2019 aasta andmetel. Nagu me teame, 2020 oli hoopis teistsugune aasta, nagu me oleme harjunud. Ehk sellest tulenevalt on juba meile teatatud, et aastal 2020 ma enam ei täida ära neid suurettevõtte kriteeriumeid. Ehk siin on ettevõtteid välja kukkumas. Kontrollitud aruandeid, auditeid on meil praeguseks 39. Eelmine aasta oli summa kuskil seal 17 juures. Esitatud aruandeid meie infosüsteemi algus on olnud väike või vaikne, 17 tükki, neist ISO sertifikaati omavaid ettevõtted on 5 tükki. Et ma loodan, et ISO sertifikaadi puhul on nagu kõige lihtsam see just meie infosüsteemist esitada oma andmed ja seetõttu nagu on kohe ka täidetud suurettevõtte aruanne. Esitatud audititest kõige rohkem on meil siis hulgi- ja jaekaubanduse ja töötleva tööstuse energia auditeid. Ja siis energiakulu on siin tagumine tulp on siis eelmise aasta tulemused. Nagu näha on, et energiakulu elektris on meil suurenenud siin nende lisandunud ettevõtete puhul. Samuti ka soojusenergia, gaas on natuke vähem tõusnud. Vedelkütuste osakaal on meil hästi palju tõusnud ja taastuvenergiana praegu siia on pannud kirja siis need, mida me ettevõtte tarbib ise koha peal. Need, mis nagu taastuvenergia võrku müümine oli umbes kuskil seal 10-20 megavatt-tunni juures. Ligi 40 ettevõtet meil praegu tarbib kokku 765 gigavatt-tundi aastas. Enamlevinud säästumeetmed. Kui eelmine aasta oli kõige esimene, oli meil valgustus ehk igaüks tahtis panna LED-paneele, siis mul on hea meel nagu näha, et tulevad juurde ka teised säästumeetmed. Populaarseks on muutunud eelkõige just ka taastuvenergia ehk siis päikesepaneelide paigaldamine ehk selles nähakse suurt säästupotentsiaali. Ligi 40 ettevõttes kogu potentsiaal säästmiseks on meil 65 gigavatt-tundi. Eelmine aasta oli meil 40 gigavatt-tundi, aga kuna on juurde tulnud ettevõtteid, siis osades ettevõtetes on näha, et säästupotentsiaal ei ole just väga kõrge. Seetõttu kogu potentsiaal ettevõtte keskmise kohta on meil langenud 9%, kui eelmine aasta me ütlesime, et keskmise ettevõtte säästupotentsiaal on 15%. Säästupotentsiaal sektorite kaupa. Kuigi hulgi- ja jaekaubandus ei ole kõige esimene energiatarbija, siis sääst on seal kõige suurem praegu. Meie vähemalt auditite põhjal saaksin seda öelda. Töötlevas tööstuses on võib-olla kõige rohkem nagu pööratakse seal tähele, et kuhu see energia kaob ja kuidas me seda kokku hoida saame. Ehk selle sääst on 2 korda väiksem kui näiteks hulgi- ja jaekaubanduses. Aga siit tuleb ka välja need sektorid, kus säästupotentsiaal on üpris väike. Ehk siis eelkõige töötlev finants- ja kindlustustegevus, kus enamik ettevõtteid asuvadki üüripindadel. Ja üüripindadel üürnik tavaliselt ei saa dikteerida, et milliseid parendusmeetmeid ette võtta.
Omaette kategooria muidugi tervishoid ja haiglad, kes meil on ka nimekirjas sees. Kasvanud on suurelt veandus ja laonduse puhul, et seal ma näeksin, et võiks tulla suuremad säästumeetmed eelkõige just transpordiga. Nüüd, kui rääkida, millest siis nagu auditite puhul nagu puudused võivad olla, on just see transport, et kiputakse unustama transporti või ei osata selle säästumeetmeid nagu metoodiliselt nagu hinnata selle säästupotentsiaali. See on üks sektor, mille me tahaksime natuke fookusesse tõsta, teostada võib-olla tulevikus ka mingeid töötubasid, seminare selle kohta. Et Euroopast on tulemas erinevaid programme ja uuringuid, mille järgi võiks nagu võtta tulevikus šnitti. Järgmisena annaks sõna küll Taunole, aga veel kord vaadata, kas seotud ettevõtted, mis peavad auditis sisalduma, on Eestis asuvad seotud ettevõtted. Jah, me auditeerime ainult Eestis asuvaid ettevõtteid. Ehk kui me nüüd seotud ettevõttena küll ütleme, et kui seotud ettevõte asub Lätis, Leedus, ta läheb meile arvesse küll sinna kriteeriumitesse, et mille järgi me nagu teda, et me määrame Eestis asuva konsolideeriva ettevõtte suurettevõtteks, aga suurettevõte peab auditeerima praegu ainult Eestis asuvaid üksuseid. Et kas on veel küsimusi? Millistele andmetele tugineb haiglate sääst 20%? See on täpselt see, mis on auditites kirjas olevate säästumeetmete summa. Kui ma õieti mäletan, siis nad hästi palju panustasid eelkõige just valgustus, mis on praegu vist kõige lihtsam ja kõige tasuvam ja mille tasuvusaeg on kõige lühem. Ehk paneme ikkagi LED-id, ehk sealt tuleb üpris suur kokkuhoid. Nii. Ehitussektoriga seal on üks näide on olemas, aga ütleme, et ma selle ühe näite puhul ei tooks nagu mingeid suuri nagu säästumeetmeid. Kindlasti ehitussektoriga võiks teha eraldi töötoa, et siin on juba antud ideid meile selle kohta. Et kui ka teistel tööstussektoritel huvi, et võtta kokku sektoripõhiselt, tööstuse põhiselt, loomulikult võiksime teha nagu otsida ka eeskõnelejad ja näidata, kust võiksid tulla säästumeetmed ja kuidas vaadata seda nagu täpsemalt. Nii. Kui ei ole praegu küsimust, siis ma jagaks ekraani edasi, aga annaks sõna siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Siin on Tallinna Ülikooli kui kontoritüüpi suurettevõtte transpordiheide. Ja transpordienergiaga see on üks nõrk koht meil praegu, kuhu tuleb panustada. Ma olen selle kommentaariga nõus. Aga ma jätkan siis ekraani jagamist. Ja palun, Tauna. Aitäh, Riina. Tervist kõigile. Kindlasti jah, kui teil on veel tekib siin erinevaid küsimusi nii Riinale kui minule või üleüldse selliseid mõtteid, et mis meid edasi viiks või kuidas meie saaksime enda õpetamisega paremaks ja võib-olla teile rohkem võiks olla, et siis kindlasti pange kirja või saatke järele kas või meili teele
et sellest on lihtsalt meile väga palju abi. Aga olen ka paarist slaidi kokku pannud, et võib-olla Riina muidugi oskas nüüd rääkida rohkem detailidest ja auditite sisust ja tehnilisest poolest. Aga ma omalt poolt proovin sellist üldist tausta juurde teile anda, et kust nõue tuleneb, eelkõige just uutele ettevõtetele, kes nimekirja on sattunud. Siis mida üleüldse selle auditiga teha võiks, et kas teha ära, visata sahtlisse ja lasta siis ootab järgmist 4 aastat seal või äkki on seal midagi rohkem võimalik sellega peale hakata. Ja siis samamoodi nagu Riina mainis, et annan sellise väikese üldise ülevaate, et miks kõik direktiivid muutmisesse lähevad ja siis Riina võtab omalt poolt ka minu sõna sealt üle ja siis näitab detailsemalt, et mida mingi muudatus või mida üks muudatus näiteks või kas kujutada selline väike näide või längimine. Aga kindlasti rõhutan üle, et mitte midagi ei ole kivisse raiutud ja me pigem oleme rohkem teadmatuses kui teadlikud. Aga oluline on ju ikkagi, ma arvan, see info teile edasi anda. Aga esimese slaidi juurde, et paar punkti säästupotentsiaali kohta. Riina on ka seda juba maininud siin, aga sihuke üldine ongi, et mis sealt energiaaudititest välja on jooksnud, et keskmiselt 9% energiakuludest oleks võimalik kokku hoida. Ja võib-olla energiakulud hetkel, see 9% äkki nagu nii suured, võib-olla on olenenud täiesti sellest, eks ole, mis kütuseid keegi ettevõte tarbib. Et transpordikütused on ju pigem kallid kui odavad. Ma arvan, et ehk nõustute. Aga et kui see 9% tuleb puhtalt transpordi pealt, et siis ma arvan, et see säästmise potentsiaal ja rahaline kokkuhoid on kindlasti märkimisväärne. Aga sama lugu võib ka tegelikkuses ju elektriga olla, et täiesti oleneb sellest, et kui palju see ettevõte, kui suurest energiakogusest see 9% arvestatud on. Ja olen tutvunud ka mitmete materjalidega, et just nimelt need energiajuhtimis, keskkonnajuhtimissüsteemid, need ISO 50001 ja see keskkonnajuhtimissüsteemid, mis EMAS 14000, et nende puhul on näha sellist ka sinna sarnasesse piiri sellist energiasäästu, et 5–15% see potentsiaal erinevates materjalides on välja toodud. Aga eks see oleneb ka täiesti jälle sellest ettevõtte struktuurist ja kuidas võib-olla kuidas keegi investeeringuid ja samme ja toimetamisi planeerib, et nende standarditega just juhtimissüsteemidega just nimelt on ikkagi niiviisi, et kellel on võimalik ja soovi rohkem panustada, neil jälle lihtsam on justkui need säästupotentsiaalid ja suurem sääst saavutada ja sealt tulenev siis rahaline kokkuhoid. Ja Riina, pane järgmine slaid. Et lisaks ju rahalisele kokkuhoiule, kui ma ei eksi, siis mul peaks järgmisel slaidil või paar järgmisel slaidil ka väikese ülevaate on andnud, et mis peale raha võiks see kokkuhoid olla, aga võib-olla kohe ära mainida, et see energiakulude kokkuhoid ja rahaline kokkuhoid on üks selline kõige konkreetsem ja otsesem mõju, aga vähem oluliseks ma arvan, et ei saa pidada sellist ettevõtte rohelist kuvandit ja töötajate rahulolu ja üleüldse tegelikkuses sellist laiemat energiasäästu mõju, et kui me praegu ju hoiame energiakuludelt kokku, siis aastate jooksul see rahaline kokkuhoid kumuleerub
võib-olla toodangu maht kumuleerub ja kogu see lisandväärtus, mis meil tekib, on palju suurem ja võib-olla on võimalik seda raha investeerida sihtotstarbeliselt just nimelt protsessidesse, inimestesse, ettevõttesse, et olenevalt sellest, mis ettevõtte prioriteedid on. Aga siin slaidil üldine energiasäästu slaid ja meetmete slaid, et millised need erinevad võimalikud valdkonnad, kuhu sisse on võimalik ettevõttel vaadata on ja millised võiksid olla juhuslikult ka erinevad meetmed. Et kindlasti see ei ole ammendav nimekiri, see nimekiri on palju suurem ja muidugi olenevalt ettevõttest see nimekiri ikka ka erineb. Et tööstusettevõtetel on kindlasti suurem potentsiaal just nimelt seadmete uuendamisel, võib-olla tööstusprotsessid, heitsoojus, kogu automaatika optimeerimine kaasa arvatud. Aga just nimelt sellistel teistel ettevõtetel, kus võib-olla inimesed töötavadki kontorites, et seal tõesti see kõige kiirem ja potentsiaalsem energiasäästumeede ongi valgustuse uuendamine. Et isegi kui on üüripinnal üürime, siis olenevalt muidugi lepingust, eks ole, et kui ettevõte ise üüripinna puhul samamoodi elektriarveid tasub, et siis seal võib ju või tundub oluline justkui omalt poolt edendada seda või läbi rääkida üürileandjaga seda, et saaks ka selle valgustussüsteemi paremaks ja sealt ju kindlasti see otsene mõju ei olegi ainult see kulude kokkuhoid, vaid just nimelt töötajad. Et kas see valgustus asub õiges kohas, kas see on optimaalne, võib-olla mõnes ruumis on liiga valge, liiga palju ühte kohta suunatud, teises kohas jälle teistmoodi, et neid mõttekohti ja variante iseenesest on. Aga ma võib-olla nii detaili ei hakkakski minema, et need slaidid ja ettekanne ju üles lähevad, et saate sisse vaadata ja muidugi kui soovite konsulteerida, ma arvan, et Riina ja ma ise ka, ma arvan, et oskame võib-olla suunata või kaasa aidata, et kus need potentsiaalid võiksid teil peituda. Aga jah, siia slaidile ma panin siis kirja, et mida nende auditi tulemustega üleüldse edasi oleks teha. Ma rõhutan kohe ära, et tegelikkuses see kõik on soovituslik. Et konkreetne miinimum auditi nõuded on meil ju ära toodud selles energiaauditi miinimumnõuete määruses ja sealt edasi sammu astuma ei pea, aga lihtsalt ma näen, et kui te juba sellega toimetama hakkate, et siis võimalikult palju, kui juba kohustus tekkis, et siis võimalikult palju ka seda ära kasutada neid tulemusi. Et mis ma siia panin kirja, ongi see, et kui te auditit tellite, et siis kindlasti ka ise veenduge, et kas kõik teie sellised suuremad energiakulutused on seal kaetud ja protsess, et just nimelt teil on endal võimalus saada oma protsessidest ja energiakuludest nii raamatupidamuslikud energiakulud kui ka erinevatest protsessidest lihtsalt see ülevaade ilusti saada ja teha tulevasi samme ja planeeringuid ja lihtsam ka võib-olla juhatusele ülevaade anda ja rääkida, et kuulge, siin on täitsa selline hea meede, lühike tasuvusaeg, et võib-olla teeme ära ja vot 5 aasta pärast meil on juba nii palju raha kokku hoitud. Et lihtsalt selline mõttekoht, aga võib-olla need punktid, mis ma seal olen välja toonud, et need ongi võetud energiajuhtimissüsteemide sellistest toimetamistest või standarditest, et kuidas seal erinevad soovitused või tegevused on, et olen selle aluseks võtnud. Aga üks võimalus ongi näiteks tõesti energiaauditi tulemuste pealt panna kokku strateegia, tegevuskava või investeeringuplaan, et
mida me plaanime ette võtta ja kas plaanime, mida, miks ei plaani ja võib-olla kui meil on kulutõhusad meetmed, siis tegelikkuses võib-olla on riigi poolt mõni toetusmeede, näiteks ressursitõhususe meede, mille puhul on võimalik siis riigi toetuse toel mõni investeering ellu viia. Et ressursi või energiatõhususe meede võib alati endaga koos, või sellega võib alati koos kaasas käia, aga mitte ainult see, et me hoiame energiat konkreetselt kokku, vaid et me hoiame energiat kokku, aga samas me laiendame oma tootmist või suurendame tootmist, et see on justkui kahepoolne võit. Aga võib-olla ka indikaatorid, et kui me midagi tõesti toimetama hakkame või seirama hakkama või investeeringud ellu viime, et siis oleks ka tagantjärele hinnatud, et kas tegime õigeid asju, kas oli sellest kasu, mis need tulemused olid, võib-olla olid tulemused paremad, kui oleksime oodanud, võib-olla kehvemad, miks kehvemad. Et see kõik on, ma arvan, oluline, kui tõesti investeering on plaan ette võtta. Ja kui nüüd meenutada seda eelmist slaidi, siis peale investeeringute on võimalik ka täiesti mitterahalisi meetmeid ellu viia, et töötajate teadlikkus, võib-olla tarbijate teadlikkus, võib-olla üritused, et olenevalt ju ettevõttest taaskord, et keda kõnetab, keda mitte, et keda kõnetab oma tarbijate säästlik käitumine, keda mitte, või siis töötajate säästlik käitumine või selline üldine roheline kuvand. Aga jah, võib-olla testimise asjana on ju, ma arvan, et see on loogiline, et kui me saamegi energiaauditist teada konkreetsed meetmed, nende rahalise maksumuse ja tasuvusaja, et just nimelt need kõige lühema tasuvusajaga ja kõige konkreetsema tulemuslikkusega meetmed ka rakendada. Ja võib-olla kui ei olegi seal meetmeid, mis tõesti võib ka nii juhtuda. Ma arvan, et see on täiesti võimalik, et ei ole ühtegi head meedet, et olete tõesti juba nii energiatõhusad ja toimetate hästi tõhusalt, et siis säästlikult, et siis on võib-olla oluline just nimelt oma energiatarbimise ja kulude seire ja võib-olla kord kvartalis, kord aastas väike kokkuvõte või ülevaade anda meeskonnale, juhatusele, et neid variante iseenesest on ja seda kõike ka muidugi oma veebilehel välja näidata, miks mitte. Ja meetmete tulemuslikkuse hindamist ma juba mainisin, aga järgmine, palun. Nendest direktiividest taustaks siis nii palju, et kogu see energiaauditi nõue tuleneb energiatõhususe direktiivist. Ja antud direktiiv läheb siis, läheb muutmisele, on hetkel läbivaatamisel ja see tuleneb siis Euroopa roheleppe ühest paketist Fit for 55, mille eesmärk on siis aastaks 2030 kasvuhoonegaaside heidet vähendada 55%. Ja miks 55%? Et põhjus on siin see, et just nimelt 2050. aastaks jõuda kliimaneutraalsuseni. Ja üks selline nõue või üks selline põhiline direktiiv ongi just nimelt energiatõhususe direktiiv. Et muidugi see kõrvale on olulised, mida läbi vaadatakse, on ju taastuvenergia direktiiv, hoonete energiatõhususe direktiiv, ökodisaini ja toodete energiamärgistuse direktiiv ja neid õigusakte peaks olema veel. Aga just nimelt konkreetsemalt vaadatakse läbi energiatõhususe direktiiv ja sellega seoses siis artikkel 8, mis on sellise nõude suurettevõtetele üle-euroopaliselt seadnud. Et selle jaoks, et hinnata, et kuidas see kõige nüüd mõistlikum oleks,
just nimelt kliimaeesmärke silmas pidades kõige mõistlikum oleks seda kohustust, energiaauditite kohustust muuta, et siis on ka komisjon väljastpoolt sellise aruande koostanud või tellinud ja paari sõnaga seda siin mainiksin ka, et siin slaidil on all näha link aruandele, kus saate sellega ise soovi korral tutvuda. Aga aruande lehekülg 141, et seal on aruande teostaja välja toonud, et hetkel kehtiv energia auditite kohustus pigem ei ole optimaalne, kuna lihtsalt see fookuses on hästi erinevad ettevõtted, et me küll räägime suurettevõtetest, aga kuna energiatõhususe direktiivi eesmärk on ju suures plaanis ikkagi energiat kokku hoida ehk säästa, et siis fookus oleks ju tegelikkuses mõistlikum see teravik suunata suurema energiatarbimisega ettevõtete poole. Kuna just nimelt nende suure energiatarbimisega ettevõtete puhul on energiaaudit kulutõhusam, mõistlikum, need potentsiaalid on protsentuaalselt võib-olla küll samad, aga just nimelt rahaliselt ja energiakulude kokkuhoiult suuremad. Ja mõned sellised alternatiivsed lähenemised, mis aruandes on ära mainitud. Et esimene on selline lihtsustatud lähenemine, et võrreldes praeguse definitsiooniga ja muutuks nii palju, et fookuses oleks ainult riigis asuvad ettevõtted ja sellist rahvusvahelist pilti pigem ei hakataks vaatama. Et selle pluss on võib-olla see, et see lihtsalt muudab riikide halduskoormust veidike paremaks. Et hetkel Eesti puhul me võib-olla tõesti, meil on äriregister, seal andmed on küll sellised aastast 2019 hetkeseisuga. Muidugi nüüd nad peaksid siin mõne kuu pärast uuenema. Aga lihtsalt see, et andmed on veidike vanemad ja võib-olla teatud juhul mitte täielikud, et siis meie puhul võib-olla muutuks selline lihtsustav definitsioon, muudaks asja lihtsamaks, aga on riike, kus võib-olla äriregister kui selline ei ole nagu nii hästi see süsteem üles töötatud ja neil on võib-olla palju keerulisem selliseid ettevõtteid seirata ja kindlaks teha. Aga siis ühe teise alternatiivina, mis välja toodi, ongi hakata energiatarbimise järgi energiaauditi kohustust määrama. Ja siin on 3 erinevat varianti, need alavarianti välja toodud, üks on lõpptarbimine. Ja seda on ka tööd teostajad soovitatud, et siia võtta arvesse siis elektritarbimine, gaasitarbimine, soojus, kütused. Aga eks siin on jälle selline küsimärk võib-olla, et kas need andmed on olemas või kuidas neid hästi seirata. Eesti puhul muidugi meil on elekter ja gaas jookseb ilusti Est-Feedi, Elering seda infot kogub, et võib-olla äkki meil on see täitsa mõistlik ja teostatav. Muidugi kütuste tarbimine, et seda toodi siin mainiti ära, et kütuste tarbimine on otseses seoses kasvuhoonegaaside heite vähendamisega, et kui selle koguste järgi vaadata, et siis saaks rohkem panustada just nimelt kliimaneutraalsusesse, aga siin on jälle taaskord see, et kütuste tarbimise info võib olla veel vähem kättesaadav. Ja kolmandaks energiamaksumus, aga energiamaksuse probleem on jällegi see, et energiamaksumus ajas muutub, et näiteks elektri puhul me ju teame, et turutingimustel elektri hind on pidevas muutuses ja kuidas siis selle järgi ettevõtte kohustust määrata, et see võib muutuda problemaatiliseks. Aga siis viimane variant, mis välja pakuti olulisena, mida ka võib-olla selline pooleldi on soovitatud, on just nimelt praegu definitsiooni jätkamine, aga et tuleks
ikkagi energiatarbimise piirmäär sinna juurde loodud, et vaatame küll rahvusvahelisi ettevõtteid, kogu see süsteem on hetkel täitsa sama, aga lihtsalt teatud tarbimisest alates või alla teatud tarbimist siis lihtsalt võimalik oleks ettevõtteid vabastada, et ja see meie hinnangul tundub üpriski selline mõistlik, kuna tõesti eesmärk on ju energiat säästa, et see potentsiaal peaks olema siis ikkagi üpriski suur ja ka see audit ise võiks iseennast ära tasuda. Et see oleks nagu meie endi soov. Muidugi rõhutan jälle, et see kõik on päris lahtine ja võib-olla pigem teile infoks ja kaasa mõtlemiseks, et kuidas teie tunnetus on ja mis te siin näete. Aga võid järgmise slaidi panna, Riia. Ma loodan, et ma nüüd sinu aega, Riina, liiga palju ära ei võta, et võtan tempo veidike üles. Et piirmäärana on välja pakutud 5,56 gigavatt-tundi või siis üle 5 gigavatt-tunni energiatarbimise piir näiteks. Et Eesti puhul ongi just need plussid, et audit on kulutõhusam, sihtgrupp ka veidike muutub. Et võib-olla pigem see teravik läheb tööstusettevõtete poole. Aga mida me oleme näinud on ehk see, et see nimekiri pigem läheb veel suuremaks, kui meil praegu on. Seda ei saanud kindlalt muidugi öelda, aga oleme sellise üldise hinnangu kokku pannud, et Riina siin paaril slaidil ka näitab seda. Võib-olla mis pluss on ka värskemate andmete olemasolu. Võid järgmise slaidi panna. Ja siia slaidaari kiiresti ära markeerida, et just nimelt see ressursiaudit ja ressursitõhususe meede, et sealt võib ettevõtetele abi olla. Siis ISO 50001 puhul me oleme ka seda energiajuhtimissüsteemi edendanud, et siis sellise ISO 50001 rakendajatel on võimalik saada energiaintensiivsete ettevõtete aktsiisisoodustust ja hetkel toimetatakse ka taastuvenergiatasu diferentseerimise teemal. Muidugi selle kohta ma infot hetkel anda ei saa rohkem ja ei oska ka, aga ma tean, et sellega toimetatakse siin ehk miskit sellist asjalikku jälle ettevõtetel tuleb, aga ma ise konkreetselt selle teemaga ei tegele, et meeskonnas teised inimesed toimetavad. Aga järgmine slaid. Kasutab võimalust ka siin, et meil on 14. juunil tulemas veebitöötuba Eesti energiamajanduse aastal 2035. Et siin on link, kuhu saate registreeruda. Ma panen selle chati ka kohe varsti. Ja see on täiesti avatud kõigile ja siin ongi, me hakkame üle vaatama ENMAK 2030, uuendama seda aastani 2035. Ja siis see veebitöötoas oleks võimalik kaasa rääkida ja oma ootusi meile edasi anda. Et kellel soovi, siis kindlasti ühinege ja rääkige energiamajanduse osas kaasa ka oma sisendit. Üks slaid vist on veel. Ja võib-olla ka mainin ära www.energiatalgud.ee veebisaidi, et vahepeal oli see veebisait meil maas, aga nüüd ta on tagasi uuendatud 6. Oleme ka siin vaikselt sisu uuendamas ja anname endast parima, et kõige parem info ja värskem info sinna üles saaks. Et ühe olulise osana kindlasti siin mõistlik üles laadida erinevaid seminaride materjalid, salvestused, lingid salvestustele. Samamoodi on lingid salvestustele olemas TTJA leheküljel. Aga võib-olla veel lisaks erinev info ja taustainfo just nimelt energiaauditite kohta, et mis oleks lihtsalt hea ettevõttel või ka nii suurettevõttel, aga ka väiksematel keskmise suurusega ettevõtetel teada, et mis see energiaaudit on, mis see taust on, mis see sisu on, võib-olla korduma kippuvad küsimused, et seda temaatikat, mida siin
sooviks ära katta, seda on, et kui teil on endal ka mõni mõte, mis kindlasti, millest kindlasti puudu on, mis infost puudu on, et siis kindlasti meile võite teada anda. Riina mainis ka, et kas erinevad töötoad või arutelud või seminarid, et kas minna rohkem temaatilisemalt, antud seminar on pigem võib-olla meil üldisem ja suunatud laiemalt kogu sihtrühmale, aga meil on ka hästi eri sorti ettevõtted, keda võib-olla kõnetavad veidikene erinevad teemad, et siis seda kindlasti saaks teie sisendit selles osas arvesse võtta. Aga minu poolt on kõik, ma loodan, et oli teil huvitav väheselgi määral. Aitäh! Nii, ma vaatan siin natuke chati, et siin on jah, see skeemi küsimus on tulnud, et suurettevõttel A-l ei ole ISO-skeemi, samas ettevõtted, kes on temaga seotud või partnerettevõtetel on. Et kas siis on vaja kaasata A ja E ettevõtetele audiitor? Jah, on vaja, et audiitorid töömaht ei ole siis enam 5 ettevõtet, vaid on ainult 2 ettevõtet. Vahepeal olnud 3 ISO ettevõtet, nendel andmed lihtsalt võetakse tabelina üle. Ehk siis audiitor ise sinna nendesse ettevõtetesse süvitsi minema ei pea. Aga nüüd jätkuks Taunole. Ma siis jätkan sellega, mis siis milline mõju võiks siis olla meie direktiivi muudatusel. Praeguse ja kehtiva nimekirja alusel meie ettevõtete profiil on järgmine. Ehk meil on 60%, 70% on meil töötlev tööstus pluss veel siis hulgi- ja jaekaubandus. Ülejäänud 40% on siis kõik väiksemad tegijad. Need tabel või see pirukas on tehtud siis 2019. aasta majandusaasta tulemuste järgi ja aluseks on võetud siis MTAG koodi klassifikaator. Kui me nüüd võtame ainult aluseks lõpptarbimise 5 gigavatt-tundi aastas, me jätame välja siit selle isikute arvu, jätame välja majandusnäitajad, siis Eleringi andmete järgi kasvaks meie praegune nimekiri ligi 100 võrra ehk kokku oleks mingi 236 ettevõtet. Kui nüüd see lõppmäär muutub siin 5,5 gigavatt-tundi või 5 gigavatt-tundi, siis pluss-miinus siin 3 ettevõtet võib-olla nihkub. Aga mida me siit graafikult näeme, et oluliselt kasvab kohe töötlev tööstus. Samuti kasvab juurde elektrienergia, gaasi, auru, õhuga varustamine. Oma osa on siiski ka hulgi- ja jaekaubandusel, aga nende proportsioon on vähenenud. Kasvab kindlasti veondus ja naandus ja kinnisvarade alane tegevus. Ehk me võib-olla saame natuke fookuse paremaks just eelkõige nende üüripindadega. Kui praegu meil on suurettevõtted üüripindadel, kel endal ei ole võimalik teha seal parandusmeetmeid, siis üüripindade omanikud, kes võib-olla praegu lähevad sellest definitsioonist välja, kuna neil ei ole ka piisavalt üle 250 inimese tööl või siis on käive või bilanss väiksem. Aga energiatarbimise järgi nad võivad juba tekkida meie skoopi. Oleme võtnud välja ka tööstusettevõtete jagunemise. Nagu näha, siis tööstusettevõtete puhul on kõige suurem osakaal puidutööstus ja toidutootmine. Ehk siis ülejäänud on niisugused väiksemad, 2, 3, 4 ettevõtet võib-olla. Aga siin eelkõige nimekirja öelduseks, et me ei võtnud Eleringist välja isikute põhiselt. Et me küsisime Eleringilt praegu andmed välja MTAG koodi alusel.
ehk kes need ettevõtted seal taga võiksid olla praegu, nende kohta meil praegu andmed puuduvad. Et pigem on see nagu sektoritele infoks, et selline asi võib teil tulla. Ehk teie liikmed võivad sattuda energiaauditi kohustuste hulka. Natuke siis edasi ka, kuidas see mõjutab see võimalikud tuleviku stsenaariumid hetke järelevalvet. Hetke järelevalve jätkub meil siiski kehtiva definitsioonile ja nimekirjale. Me anname oma sisendi kindlasti siin võimalikesse õigusloometesse, aga ehk praegu me ikkagi võtame fookusesse ka kõik need valdusfirmad, kes praegu on küsinud, et kas nad peavad tegema või ei pea tegema. Jah, praeguse kehtiva definitsiooni ja nimekirja alusel te peate tegema ja me jätkame järelevalvet sellel teemal. Mida me ootame kindlasti järgmisest aastast on see, et sellel aastal peaksid saama esimeste ettevõtete 4-aastane tsükkel täis. Ehk järgmine aasta on kindlasti huvitav ja ma loodan, et me saaksime ka siis konkreetseid kogemuslugusid ka juba ettevõtete kohta, kes on teinud auditi ja kuidas nad vaatavad siis nüüd järgmisele tsüklile otsa. Mis on meie muud tegevused? Nimekirja uuendame 2021 aasta sügisel. Miks me seda teeme, on eelkõige see, et meil on praegu 2-aastane välp nimekirjas. Ehk ettevõtted, kes võib-olla siin 2020 aastal kukuksid meil majandusnäitajatega välja. Ehk kogu see nimekirja uuendamine, ka sellega kaasnev traditsiooniks saanud juba veebiseminar, üldinfo jagamine, see nüüd lükkuks edasi järgmistel aastatel sügisesse. Ehk siis on meil loodetavasti täpsemad andmed. See kindlasti lihtsustab meil järelevalve tegemist, et me ei pea kogu aeg vaatama uuesti täpsemaid andmeid üle. Nagu eelnevalt mainitud, me tahaks kindlasti koostada või üles kutsuda koolituse erinevaid töötubasid nii energiaaudiitoritele, sertifitseerijatele kui ka siis ettevõtetele vastavalt siis sektoripõhiselt. Aga selleks mingid ideed on ja valdkonnad on meil endal juba teada, et kuhu võiks nagu keskenduda, nagu eelneval pool mainitud transport. Aga kui on veel mõtteid või soove, mida võiks nagu, kust tunnete, et teil nagu on nagu jõud ja nõu otsas, et kust võiks saada infot, andke teada, me kindlasti üritame leida vastuseid ja võimalikult ka mingid töötubasid. Kindlasti jätkame oma infosüsteemi arendamist, et eelkõige kui siin tulevad erinevad õigusakti muudatused, siis nagu andmete vahetamine üleringi ja muu sellise teiste infosüsteemidega. Ja sisend õigusloomesse kindlasti me vaatame üle oma järelevalve tulemused ja kui nüüd isegi Euroopa Komisjoni poolt ei tule mingeid soovitusi või muudatusi, siis siseriiklikult oleme avatud selleks, et vaadata üle meie siseriiklik definitsioon, et kas me jätkame ainult selle isiku ja majandusnäitajate põhiselt või siis vaataks üle ka selle energiatarbimise. Kui Tauno enne jagas linki, siis minul on siin samamoodi link seotud selle pildiga, aga see aruanne, mis oli siis ligi 190 lehekülge pikk, on topelt nüüd pandud siia. Nii. Korra vaataks veel chati, kas nüüd on tulnud küsimusi. Et jah, nagu Tauno siin chatis mainib, on 5 gigavatt piir on praegu lahtine, ehk praegu on lihtsalt see hinnanguline, kus kuskilt võiks mingid piirid jooksma hakata. Aga kindlasti, kui nüüd tulevad need muudatusettepanekud või tulevad mingid sisendid Euroopa Komisjoni poolt,
vähemalt andis meile see 3. tabel töötleva tööstuse graafik teada meil, milliste sektoritega tuleb meil tulevikus kindlasti läbirääkimisi hakata pidama. Mis omalt poolt ma mõtlen, et kui nüüd sellest graafikust hakkavad jääma jälja meil kaubandus- ja hulgiettevõtted, et samas me nägime meie energiaaudititest, et seal on siiski üpris suur säästupotentsiaal olemas. Et ma kindlasti julgutaksin ja soovitaksin nende sektori ettevõtetel siiski jätkata energiaaudititega. Aga veel viimased 2 slaidi minu poolt, kui ma annaks üle siis Kaubandus-Tööstuskojale. Kus on materjalid leitavad? Meil on uus koduleht Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil. Soovitan alustada ärikliendi vaatest. Suurettevõtete energiaauditid on veidi ebaloogilises kohas, see on ehitiste ehitamise all, kuna jah, ehitiste ja ehitus- ja raudteeosakond tegeleb suurettevõtete energiaaudititega. Lihtsalt sellepärast. Täiendavalt ma olen siin punasega välja toonud ka ventilatsioonisüsteemide töö viiruse tõkestamiseks, ehk seal on meie kõik erinevad juhendmaterjalid, kuidas siis käitada ventilatsioonisüsteeme. Praegu on küll nakatumisnumbrid all, aga sügiseks kindlasti soovitame üle vaadata ja vaadata üle oma ventilatsioonisüsteemid. Teine koht, kus leida tänast veebiseminari, on siis äriklient ameti link ja siis on seal eraldi koolitused, infopäevad. Ehk kogu see link läheb ka sinna ülesse. Ja siis siin paremas üleval nurgas on viide, et kui te lähete meie kodulehele, siis seal on alati ka võimalus siseneda otse meie e-teenustesse, kuidas sisestada siis sinna aruandlustabelit. Aga minu poolt on praegu kõik. Ja ma kutsuks nüüd siis esinema Lea Aasamaa Eesti Kaubandus-Tööstuskojalt. Oled sa kuuldel? Olen kuuldel. Kas sa soovid ise jagada või siis? Kuidas kergem on? Võin proovida või? Mul on kas tagavara on olemas või backup on olemas, et sa võid proovida jagada. Kas? Nii. Õnnestub. No mina näen. Meie näeme ka. Super. Vaatan, kas ta liigub ka. Ja, et tere ka minu poolt. Mul on täna hea meel Kaubanduskoja poolt kõiki osalejaid tervitada ja rääkida mõned slaidid Kaubanduskoja poole poolt vaadates, kuidas me energiatõhususe ja energiaauditiga oleme kokku puutunud. Mina siis olen Kaubanduskojas nõunik olnud pea 15 aastat. Viimasel 5 aastal olen kokku puutunud 2 erineva europrojektiga, kus on rõõm olnud siis ka energiatõhususe teemal ettevõtjatele abiks olla ja spetsiifilist teavet jagada. Esimene nendest oli Steep ja teine nüüd alles hiljuti, mis on ka just lõppemas, Eurem Next. Ja, et liigutan ka edasi.
et EUREM Nexti raames oli hea meel siis lähemalt ettevõtjaid nõustada 15 osas, kus siis me viisime läbi EUREM kursuse eestindamise ja pakkusime circa aasta jooksul sellist väga spetsiifilist kursust, kus me saime energiajuhte koolitada ja siis seal raames oleme ka teinud spetsiifilisi energiatõhusust puudutavaid infopäevi, aga ka tegelikult saime kokku panna sellised e-infomaterjalid, mis me ka tegelikult eestindasime. Ise olin ka tõlkijate hulgas, et loodetavasti nendest on ka kasu, aga siit järgmiste slaidide natuke lähemalt. Ja antud projekt EUREM Next siis sai rahastuse Horisont 2020 raames. Lähemalt siis nendest e-materjalidest, mille raames me saime kokku panna sellised e-õppematerjalid. Nad asuvad sellises portaalis Moodle, mis on kõigile tasuta kättesaadavad, aga nad eeldavad lihtsalt, et ennast registreerida. Tuleb ka nüüd kinnitusmeil ja seal kohapeal on leitavad siis 5 teemat. Nendest ka üks on energiaauditite standardid 16247 ja ISO 50002. Nad tegelikult vaatlevad hästi erinevast aspektist energiatõhusust alates tööstus 4.0 aspektist kui ka mobiilse liikuvuse arendamist ettevõtetes. Ehk siis minu enda jaoks, kus ma osalesin ka tõlkijana, päris huvitav oli teada, kuidas läheneda sõidukipargile, kuidas töötajate marsruuti optimiseerida, millised on kütusesäästlikud sõidutehnikad näiteks ja palju muudki. Seal samas on veel ka näiteks, ma panen edasi, siin on tegelikult need teemad näha, et kuidas nad on üles ehitatud, et see samas on veel ka energiakultuur, teine moodul, mis vaatleb teavitustööd energiatõhususe aspektist ettevõttes ja kuidas seda energiakultuuri ettevõttes ehitada. Samamoodi projekti majanduslik hindamine, mis tegelikult vaatleb üksiku projekti lõikes, kuidas seda energiatõhusust mõõta, kas ta on nagu mõistlik meede, võib-olla mõni teine meede sobib paremini. Hästi praktilised sellised e-materjalid, mis ongi mõeldud tegelikult suuresti ettevõtjatele, kes valivad endale teema, mis neid kõnetab ja nad on üles ehitatud ka selliselt, kuidas ma ütlen, õpi, korda ja kinnista meetodil, et nad annavad sissejuhatava materjali, seal on PowerPoint slaidid ja tegelikult kui ühel teemal on mitu PowerPoint slaidi, siis tegelikult on eelduseks see, et iga PowerPoint slaidi vahepeal vastatakse ka viktoriini küsimusele, mis ei eelda seda, et tuleb 100% saavutada, aga ta on selliseks kontrollmehhanismiks sinna vahele pandud, et midagi natuke rohkem kinnistuks, et vabandan sellest ette, aga nii ta on. Ja seal juures on ka ülesanded, mis on siis temaatilised, kus saab teha kalkulatsiooni teie ettevõtte põhiselt või näitepõhiselt, et sellised universaalsed arvutuslikud lahendused on seal sees. Ja paari sõnaga tegelikult sellest teisest poolest selle europrojekti EUREM Next raames tegime siis tegelikult avaliku üleskutse 2018 lõpus, kes sooviks tasuta osaleda kursusel, kus on 17 põhiteemat ja ette tegelikult pandud ka selline kohustuslik, kuidas ma ütlen siis, tööprogramm ehk siis, et on klassikoolituse näol teemade läbivõtmine, aga ka kõik koolitusel osalejad läbivad testi kursuse lõpus ja ka panevad kokku oma ettevõtte põhjal sobiliku või valitud teemapõhiselt energiatõhususprojekti.
ja tegelikult esimene kursus oli päris edukas, 15 osalejast said päris lõpuni 13, kes oma indikaatorid kõik said ära tähistada ja oma kursuse tööga ka lõpetada. Ehk siis me saime neile kõigile ka väljastada Eesti poolelt 115,7 täienduskoolituspunkti, millist hindamist aitas Eesti poole pealt läbi viia Eesti kütte- ja ventilatsiooniinseneride ühendus, aga ka koha pealt siis Euremi poole pealt Saksamaalt ka siis energiajuhi diplom. Võib-olla Eesti poolelt vaates lisaks sellele, et sai palju teemasid läbitud ja niisugune korralik taustateave omandatud, ilmselt oli vahva ikkagi selles programmis, ma arvan, kaasa teha ja panime ühe osalejaga kokku ka sellise lühivideo, kus ta räägib nende ettevõtte kogemusest ja ka niisugustest meetmetest, mida nad oma ettevõttes teevad. Ettevõttes ABB siis ja käidujuht Veiko Volariga. Siin on ka link toodud. Ja teised kursusel osalejad on ka siin slaidil näha tõepoolest, et hästi erinevatest valdkondadest, et alates ehitustoodete valdkonna ettevõtetest kuni toiduainetööstuseni välja. Ma siin alguses veel nende e-õppematerjalide poole pealt korra veel kommenteerin, et üks moodul oli ka selline praktiline, mis projektis pandi kokku põhinedes siis 3 tööstusvaldkonnal: toiduainetööstus, tekstiil ja metalli töötlemine. Selline Exceli põhine tööriist, mis siis aitab leida erinevaid võimalusi, kuidas suuremat energiatõhusust saavutada. Et jälle selline praktiline asi, seal kodulehel on toodud nii sissejuhatav materjal kui tööriista selline juhendav niisugune pikk juhend, et midagi ei pea avastama ja et kõik on seal olemas. Et loodetavasti pakub kellelegi huvi, et mul on hea meel täna ka tutvustada, et natuke rohkem tähelepanu pöörata. Ja senduvalt Eurem kursuse juurde veel tagasi jõudes, et siin koroona tuli vahele, ei ole niisugust klassikoolitust tahtnud korraldada, aga praegune plaan on, et selle aasta hilissügisel uus grupp kokku panna. Ehk siis kui huvi on, et kindlasti andke märku, et anname lähemalt teada, mida on plaanis ja kuidas. Minu poolt vist sai kõik, panin kiirelt kirja ja rääkisin läbi need teemad, mida soovisin tutvustada. Kui on küsimusi, meeleldi selgitan lisaks. Aitäh sulle, Lea. Et siin on juba projektis osalejad juba annavad teada, et väga hea koolitus oli, et kasutage võimalust. Ma vabandan, mul on laps siin lähedal, et ta mõmiseb. Ma küll üritasin teda meelde tuletada, et on seminar, aga see alati hästi ei õnnestu. Kõik info jõudis kohale. Aitäh sulle. Kui on veel küsimusi Leale, et siis kasutage võimalust või võtke hiljem kaubandustööskojaga ühendust, kui programmiga ühineda soovite. Kindlasti soovitan. Aga nüüd ma annaks sõna Rohetiigrile ja Andres Veskele, et kas Andres on ka kuuldel? Jaa, tervist. Olen täitsa kuuldel. Tere. Tervist. Tere. Kas sa saad ise jagatud või jagan mina sinu slaide? Jaa, ma kohe proovin seda teha. Aga tundub tõesti, et mul isegi ei õnnestu seda jagada, et siis on hea, kui teil on see olemas. Ma üritan seda nüüd siin jagada. Nii. Ma loodan, suurepärane. Jaa. Tere kõigile ka minu poolt. Mina olen nagu juba öeldud Rohetiigrist ja
natukene räägin kindlasti, mis loom see rohetiiger on, aga natukene enda tutvustuseks ka, et olen siin tegelenud tegelikult just nimelt energeetikaettevõtete juhtimisega Eestis ja viimati siis Utilitase energiatootmise ja jaotusettevõtetega. Ja kogemust energiatootmise ja jaotamisega on. Ja teisest küljest muidugi tuleb kohe ka öelda, et eks energia tootmine on ka väga energiamahukas ettevõtmine, et energeetikud tegelikult igapäevaselt näevad just nimelt selle nimel vaeva, et oma energia tootmist kulutõhusamaks teha, aga täna minu näited ei ole energia tootmisest või jaotusest, sellepärast et ma tean, et see ampluaa, kellele laienevad siis energiaauditi kohustus on väga suur ja seal ei ole üldse mitte ainult energiaettevõtted. Aga etteruttavalt ka nii palju, et väga hea meel on, et sellele Eestis mõeldakse, sellega tegeletakse ja hea meel on ka selle üle, et natukene vaadatakse ringi neid kriteeriumi, mille alusel energiaauditi kohustus tekib ettevõtetele. Ega see eesmärk ju energiaauditi osas ei ole kedagi karistada, eks ta ongi nagu mul siia kirjutatud, et panna ettevõtteid rohkem tegelema ka sellise sisekaemusega, sellepärast et selline mõistlik energiakasutus ju aitab tegelikult ettevõtte kasumlikkusele kaasa ja aitab sellisest säästliku mõtteviisi ka teistes ettevõtte protsessides ja eluvaldkondades tõhustada. Aga ma palun järgmist slaidi, et paar sõna räägin rohetiigrist, et me oleme tegelikult selline ühiskondlik ühendav platvorm, et täna on meiega liitunud juba üle 50 ettevõtte, ütleksin, et siis Eestis võib-olla sellised progressiivsed ettevõtted, kellele on tähtis roheline mõtteviis ja kes tahavad maailma paremaks muuta. Ja meil on selline missiooni oleme endale võtnud, et me tahame rakendada ikkagi selliseid loodussõbralikke praktikaid ja kujundada välja tasakaalus majandust, et meil on tasakaalus majanduse visioon on praegu väljatöötamisel. Eile sai seda natukene tutvustatud ka Riigikogu keskkonnakomisjonis, et see peaks olema ka järelvaadatav, kes tahab. Ja tõepoolest, et mõte on selles, et meil oleks võimalik circa 100 aasta pärast ka Eesti 200 tähistada, et kui me täna sellesse ei panusta, et siis me seda tegelikult 100 aasta pärast kahtlane, kas me näeme. Aga palun järgmine slaid. Et meil on palju erinevaid projekte, millega me tegeleme, et võib-olla siin mõned tasuks ära ka nimetada, et roheline Tallinn on näiteks üks millega me tegeleme. Energiateekaartiga tegeleme. Energia on nii tähtis asi majanduse dekarboniseerimisel ja kliimaneutraalsuse saavutamisel, et ilma selleta mitte kuidagi ei saa. Ja etteruttavalt võib öelda, et oleme seal väga ambitsioonikad ja tahame ikkagi 2040. aastaks oma energiapöörde teha selliseks, et see energia, mida ka teie kontorites või oma tootmises või teeninduses kasutate, et see oleks ikkagi kõik süsinikuneutraalne, et energeetika on üks neid sektoreid, kus see on võimalik teha, et kui me tõsiselt pingutame. Ja muud asjad ka, et võite meie kodulehekülje pealt lähemalt järgi vaadata, aga palun järgmine slaid. Et sellest ma juba rääkisin, et tõepoolest me oleme selline ühendav organisatsioon, et siis meil on ärisektor, üksikisikud ja vabakond, ja me kogume siis kõik ettepanekud kokku, kõik mõtted kogume kokku ja proovime siis olla vahendajaks avalikule sektorile, et kuidas paremini rohelist ühiskonda ehitada. Aga järgmine slaid palun. Aga mul paluti eelkõige rääkida täna sellistest positiivsetest näidetest energiaauditi valdkonnas, et ma valisin välja 2 ettevõtet, kelle case study't võiks vaadata. Et need ettevõtted muidugi julgen väita,
teeksid oma kontoreid ja tootmist ja tegevust rohelisemaks ka ilma igasuguse auditita. Aga audit on siis võib-olla üks selline tööriist, mis aitab vaadata ka neid valdkondi, millega sa igapäevaselt ei tegele. Et ma vaatasin natukene ühe silmaga ennem ka seda statistikat, mida siin esitati ja minu üllatuseks oli see, et finants- ja kindlustussektoris oli peale energiaauditi läbiviimist sellist paranemist ainult paar protsenti, 2% oli välja toodud. Et siin on nüüd tegelikult siukene näide, kus hea tahtmise juures on ka finantssektoris seda võimalik tegelikult palju rohkem teha. Et LHV on üks selline pank ja finantssektoris tegutseja, kes on tegelikult väga tõsiselt asja ette võtnud. Et kui ma nendega kohtusin veel Utilitase päevilt ja sain teada, kuidas nad monitoorivad oma töötajate ja kontori süsiniku jalajälge, et ma olin tõsiselt üllatunud ja see oli väga muljetavaldav. Aga siin on niisugune pisikene näide lihtsalt, et kuidas seda tehakse ja mis see endaga kaasa on toonud. Et need numbrid, mida te sellel sõõrikul näete selle slaidi juures, et need on siis 2019. aasta numbrid, need on täiesti avalik informatsioon, internetist leitav. Ja seal on siis toodud välja, et töötaja jalajälg oli 1210 tonni CO2 ekvivalenti ja töötaja kohta 2,6 tonni iga töötaja kohta, see oli siis 19. aastal, et 20. aastal oli see juba niivõrd oluliselt madalam, et on võimalik ka sellises kohas nagu finantssektor ja üüripinnal tegelikult päris märkimisväärselt asju ette võtta. Aga siin on ka ära toodud, et mis on siis sellise tüüpilise finantsettevõtja jalajälje tekitajad. Et nagu arvata võib, et põhiliselt ikkagi elektri- ja soojusenergia põhilise lõviosa moodustasid siis LHV puhul see Tallinna kontori omad ja Tartus on siis LHV-l väiksem kontor ja seal on jalajälg ka väiksem. Aga päris märkimisväärse osa töötaja CO2 jalajäljest moodustab tegelikult transport. Et sellel sektoril on näha, et circa veerand ja ma järgmise ettevõtte puhul siis räägin, et kuidas on võimalik natukene ka seda transpordist tekkivat jalajälge vähendada. Aga ma paluksingi siin järgmise slaidi. Nagu ma ütlesin, ma energiaettevõtte puhul ei hakka rääkima vähemalt mitte pikalt sellest, missugust potentsiaali omab energia tootmisel peidus olev energiasäästu potentsiaal, sest et neid on tõesti palju. Utilitas on nüüd selline ettevõte, kes on väga palju ära teinud selleks, et energiat säästa energia tootmisel ja jaotusel. Aga nüüd on natukene ka samm edasi astutud ja on võetud vaatluse alla analoogne siis energiasääst, nagu on seda teinud LHV või õigemini selline monitooring. Ja on siis üle mindud sellise rohelise kontori põhimõtetele. Et seda saab iga ettevõtja enda kontoris teha, et seal ei ole iseenesest mitte midagi keerulist. Et eelkõige siis tavaline elektrienergia sääst, et siin juba täna räägiti, et valgustus LED-lampidele üleminek, automaatne juhtimine, tarbimise juhtimine. Töötajatele on antud juhised, et mida nad tegema peaksid, millal monitorid sees olema peaksid, millal väljas, et loomulikult kui sa ei kasuta, et siis võiks monitori välja lülitada ja nii edasi. Et samamoodi veesääst. Veesääst on tegelikult üsna oluline energiasääst. Et tuleb vaadata, et sul segistid oleksid korras, rääkimata sellest, et WC-poti vee kogus peaks olema reguleeritav ja nii edasi. Kuni selleni välja, et kui palju võiks vett
keema panna, kui sa tahad endale näiteks teed keeta. Ja jäätmemajandus on võetud vaatluse alla, sealhulgas ka digiprügi, et sellest on viimasel ajal räägitud, et ei tasu teha või talletada mittevajalikku informatsiooni, et see on ikkagi koormav ja ka kasutab energiat. Kontori puhul tüüpiline paberisääst ja natukene paar sõna räägin transpordist, et Utilitas ei ole kindlasti ettevõte, kelle põhitegevus oleks transpordiga tegelemine, aga autosid siiski päris palju kasutusel on. Ja nüüd on üle mindud süsteemile, kus on võetud siis inimeste jaoks, töötajate jaoks kasutusele 15 elektriautot. Need soetati siis osaliselt KIK-i toetusega, osaliselt soetati need siis ilma KIK-i toetuseta. Aga mõte on siis selles, et need 15 elektriautot töötavad nõndanimetatud karusselli põhimõttel, et ühtegi autot ei ole siis kindla töötaja juurde kinnistatud, et ettevõttes on kasutusel spetsiaalne broneerimistarkvara, millega siis töötaja, kes peab mingit sõitu tegema hakkama või teab, et tal on kuskile vaja minna, et ta saab selle auto broneerida endale. Ja kontorisse on siis installeeritud täna 22 kiirlaadijat. Nagu te näete, on siis potentsiaali veel elektriautode ostuks. Ja kuna tegemist on sellise esimese aastaga, siis võib-olla täpseid veel selliseid tulemusi ei ole, aga igal juhul on see väga positiivne samm. Ja muidugi peab mainima, et need kiirlaadijad, mis siis kontori juures töötavad, et nad töötavad kõik rohelisel elektril. Utilitasel on rohelist elektrit lihtne leida, sellepärast et Utilitasel on 3 koostootmisjaama Tallinna lähedal ja kõigis neist toodetakse rohelist elektrit. Aga ka teistel on võimalik loomulikult rohelist elektrit osta. Ja selline energiasäästlik kasutamine on tegelikult viinud ka selleni, et töökeskkond on kõvasti paranenud. Et rääkides siin näiteks ergonoomilistest töövahenditest, laudadest, mida on võimalik üles-alla tõsta, et sa ei peaks kogu aeg istuma ja nii edasi. Et see mõte läheb energiasäästult tegelikult alati kaugemale ja viib selleni, et ongi mõnus ja hea sul kontoris töötab. Et tooksin siinkohal välja sellise globaalse suundumuse, et on siin püütud mõõta õnne, et õnneindeks on olemas ja inimesed nendes riikides on teatavasti õnnelikumad, kus on puhas looduskeskkond ja see kandub üle tegelikult ka töökeskkonda, et kus on mõnus, ergonoomiline ja hea töötada, et seal on ka töötajad õnnelikumad. Et sellele tasub igal juhul mõelda. Ja siinkohal räägiks paar sõna ka sellest, et Rohetiigris alustab septembris juba teine nõndanimetatud akadeemia lend, kus siis me energiakasutusest suumime natukene välja ja proovime selles arenguprogrammis osalejatele anda teavet sellest, kuidas iseennast ja oma organisatsiooni tegelikult keskkonnasõbralikumaks ja paremaks muuta. Et seal on tõesti kohtade arv on piiratud, aga kellel huvi on, võib meie koduleheküljel vaadata või siis minuga ühendust võtta. Aga ma vaatan, et mul ongi nüüd aeg läbi ja ma tänan väga teid tähelepanu eest ja loodan, et saate oma energiaauditit kenasti tehtud ja saame koos maailma paremaks muuta. Aitäh! Aitäh sulle! Siin on kommentaared tulnud, et kontoris on vähenenud eelmise aastaga võrreldes eeskätt kaugtööst. Et kaugtöö kindlasti jääb meil tulevikus
Ma siinkohal tooks ühe sellise kommentaari veel juurde, et kaugtööl on olnud tegelikult väga suur osa maailmast ja natukene holdile on pandud transpordisektori ja igasugused muud tööstussektorid, et kui meil pandeemia algas, et meil pandeemiaga ei kaasnenud ainult negatiivsed mõjud, aga ka mõned positiivsed. Et 2020. aastal kadus CO2 emissioonist ära täpselt nii suur hulk CO2, kui terve Euroopa Liit emiteerib ühe aasta jooksul. Ja see on väga märkimisväärne kogus, et siit on mida õppida. Jah, kindlasti, et siin on kommentaaris lihtsalt toodud juurde, et tore, et me lahkusime kõik kaugtööle, aga kui kontor jäi meil siiski nagu täisvõimsusel tööle, et kütted maha ei keeranud, ventilatsioon täisvõimsusel töötab, siis on elektrikulu ainult 10% vähem, et kindlasti suur osa on kinnisvara puhul just kinnisvara hooldajatel. Et kuidas seda värsket ja head töökeskkonda, sisekliimat tagada siis, kui seda just vaja on. Ehk see on meie tulevik. Selle nimi on tarbimise juhtimine ja sellega tuleb tõsiselt tegeleda. Ma olen sellega nõus. Aga kas on veel kellelgi küsimusi? Et kui ei ole, siis äkki Aap paneb meie üles meie väikese virtuaalse küsimustiku, et me hoidume digiprügist. Me kasutame siin virtuaalset tagasisidelechte. Jah, niikaua kuni ma üles on, ma siis ise ka veel julgustan kõiki küsima nii Riinalt, Taunolt kui ka teistelt esinejat, et võib ka mikrofoni avada ja julgelt küsida, et praegu on kõige parem võimalus seda teha. Alati võite ka mõtteid jagada, et kui on otsene selline hea mõte. Aga me oleme tagasi slido.comis. Et esimene on siis, et kuidas siis nagu, kas tänased teemased olid liiga üldised? Kirjutasin ka chati uuesti selle lingi, et saab chat kohe siis Slidosse ligi, kirjutada kastikesse energia, et kes on natuke hiljem liitunud, et siis teate ka, et saate tagasisidet anda meile. Et ootame veel minut aega, et meil on tegelikult veel mõned küsimused, nii et me siin kaua seda lahti ei hoia, et liigume sujuvalt üle järgmiste küsimuste juurde, aga aitäh kõigile, kes tagasisidet annavad, et siin küll ekraanil on näha, et on 6 vastajat, aga nad natukene on nii-öelda kinni kiilunud, et tegelikult ma näen, et telefonis, et on juba 46 inimest vastanud ja järjest tuleb juurde. Suurepärane. Aitäh kõigile, kes vastavad. Tundub, et siin just on killi kiilunud. Aga õnneks tegelikult see protsent on enam-vähem sama, et valdav enamik on pigem rahule jäänud ja tagasiside on pigem positiivne, et selles mõttes aitäh kõigile ja liigume edasi järgmise küsimuse juurde. Nii. Läheb natukene aega, nagu ikka. Nii, järgmine küsimus on siis. Ja, ma kommenteeriks ise seda, et kui praegune veebiseminar oli sihuke üldine info jagamine, et kogusime osapooled kokku, siis nüüd on võimalik valida mitu vastust, et kas see peaks olema sellised üldised infopäevad
nagu tänane või siis peaksime minema nagu sektoripõhiseks. Kas need seminarid peaksid olema meil siis nüüd virtuaalselt ehk veebiseminaridena või peaks tegema neid ka füüsiliselt kokkusaamisega? Siin juba osad planeerivad juba. Ja siis on ka sageduse kohta küsimus meile, et kas neid seminare peaks olema tihedamini kui 1 kord aastas või ongi piisav see, et me kord aastas kogume osapooled kokku ja jagame infot. Nii. Taaskord see Slido ei taha reaalajas siin natuke tõrgub koostööd tegevast, aga ma võin ka juurde kommenteerida, et enamik soovib sektoripõhiseid töötube. Soovitakse pigem virtuaalselt. Väga hea, huvitav. Ainult 5% on soovinud füüsilisi kokkusaamisi. Ja pigem kord aastas tundub piisav, et 61% on vastanud, et kord aastas. Sellest piisab. Nii et ja nüüd on vist näha ka seda minu. Tuli. Kindlasti võtame arvesse seda, et kuidas me seda nagu tulevikus planeerime, et keskendume siis sektoripõhisteks töötubadeks. Ja kui on mingid suuremaid, ongi ka siis õigusaktide või muud muudatused, et siis võib-olla teeme ka niimoodi laiemale ringile. Aga ma arvan, et nüüd võib vist edasi liikuda või on vastamine käimas. Avame järgmise küsimuse. Nii, nüüd on niisugune vabavormi kastike, et mis teemasid nagu siis võiks nagu tulevikus käsitleda, et kas te siis panete kirja näiteks sektoripõhised teemad või siis nagu mingid üldisemad, et mis nagu huvitaks. Et see aitab ka meil tulevikus fookust suunata. No tore, sektoripõhised teemad. Võtame ette sektoripõhised teemad. Et sinna kastikesse saab kirjutada sõnahaaval või ka mitu sõna nagu näha, et moodustub selline sõnapilv. Juba on esimesed vastanud. Et anname rahulikult aega mõelda, et võime siin, ma arvan, kuskil 3-4 minutit veel oodata vastuseid, et jällegi ma telefonis näen, et tegelikult on juba rohkem vastuseid tulnud. Et ma siin räägin juurde siis, et on veel öeldud, et parimad praktikad, probleemid ja lahendused, reaalsed case study'd, ISO 1400 on siin vastatud, KVJ säästuvõimalused. Nii, nüüd on need tulnud vist ka teile nähtavale. Aga see sektoripõhised teemad on kõige suuremad. See näitab, et siis kõige rohkem on just seda vastatud. Aga ka tarbimise juhtimine. Mida ja kuidas mõõta? Ja ka siinkohal tegelikult julgustan kõiki, et kui tahate midagi juurde öelda, avage mikrofon ja pakkuge, ootame teie mõtteid. Lisaks küsimustele nii ettepanekuid kui ka muid mõtteid. Väga huvitav.
aga kas me siis, palju meil praegu on, 18 näitab üldnumber? Ja see reaalajas on nüüd kasvanud 24 peale, et 25 tuleb veel juurde, nii et kuna me oleme veel graafikust ees, et hoiame veel lahti ja võib-olla keegi soovib midagi juurde kommenteerida, et siis. Aga vahepeal on parimad praktikad on isegi nagu populaarsem märksõna, et eks ta kipub nii olema, et kõige parem on õppida just parimatest praktikatest. Kindlasti. Ja me kindlasti sooviksime tulevikus sellele keskenduda, kutsuks üles ka ettevõtteid, kes on juba rakendanud, et ärge olge tagasihoidlik, näidake, kui tublid ja energiasäästlikud te olete. Aga meil on tegelikult veel üks küsimus jäänud, nii et ma selle nüüd siis paneksin lukku. Ja nüüd viimane küsimus. Just, liigume viimase küsimuse juurde. Taaskord vaba valik, ei ole etteantud vastuseid. Ehk mis mõte jäi tänasest seminarist kõige rohkem meelde? Või oli kõik sihuke lihtsalt info? Nii, esimesed vastused tulevad. Ehk siis tarbimist, monitoorimist, seiramist. Ja et säästupotentsiaali on. Ma olen sellest täiesti veendunud, et säästupotentsiaali on. Kõige kõlavam mõte tundub olema tarbimise juhtimine. On ka neid, kes ütlevad ausalt, et mitte midagi või et palju kisa, vähe villa. Kõik tagasiside on oodatud, nii et. Et see on jah selleks, et me siis hiljem ei hakka mingit nii-öelda linki saatma, et tagasisidet küsida, et vaatame kohe tagasiside kõik koos üle ja ma küll pärast webinari saadan kõigile registreerunutele salvestuse lingi ja materjalide lingi, mille me paneme TTJA kodulehele. Et see tuleb ilmselt kas täna õhtul või siis hiljemalt homme. Aga mingit eraldi tagasisidet me rohkem ei küsi, nii et selles mõttes, kui on, jah, kasutage võimalust, et kas Slido kaudu või veel kord, et chat või ka avage mikrofon ja küsige, kui on veel küsimusi näiteks. Või kui on personaalne küsimus, siis võib alati võtta ühendust nii minu, Tauno kui ka Rohetiigri ja Kaubandus-Tööstuskojaga.
et nende materjalid kindlasti lähevad samuti meie salvestuse juurde ülesse. Aga ma arvan, et vist on kõik, kui tuleb juurde. Siin ekraan küll hüppab. Jah, aga 21 on selles mõttes õige number, et hetkel ongi 21 inimest andnud need märksõnu. Aga suured tänud kõigile, kes kuulasid. Üldine kuulatavus oli vist meil mingi 80 kuni 90, kui ma mäletan, kui Jaap täiendab mind. Jah, seminaril oli pidevalt aktiivselt osalejaid 100 ringis, nii et suured tänud, et te veetsite meiega need 1,5 tundi. Kindlasti, kui tulevad mingid täpsemad juhised, suunised, kas siis komisjoni poolt või siis ministeeriumi või meie poolt, kindlasti võtame ühendust nende ettevõtetega, kes on meie nimekirjas, et neid puudutab see otseselt, aga ka kindlasti ka niinimetatud katusorganisatsioonidega. Et kui me näeme seda, et mingid see nimekirja või definitsiooni muutus hakkab just tekkima. Aga seniks soovin teile kena hiliskevadet, kena suve algust. Loodame nüüd kohtuda kindlasti sügisel, kui meil tuleb äkki uus nimekiri. Ja kui on küsimusi veel energiaauditide kohta, kindlasti võtke ühendust, et kindlasti me jätkame järelevalvega, selles suhtes nagu sõnum on üks. Aga soovides kena suve ja et ikkagi energiasääst ei oleks see, mille me keskendume kord 4 aasta tagant, vaid see võiks ju muutuda meiega praktiliselt igapäevaseks. Aga aitäh teilt kuulamast. Ja minu poolt on tänaseks kõik, kui keegi veel tahab veel. Aitäh, head päeva. Kena päeva kõigile. Ja nägemist. aitäh kõigile.